Maavalitsused pannakse 1. jaanuarist kinni. Mis saab edasi? Tõepoolest, maavalitsused lõpetavad oma tegevuse 1. jaanuarist 2018 ja maavalitsuste ülesanded jagatakse ära siis olemasolevate asutuste vahel. Osa ülesannetest läheb ministeeriumitele, ametitele, osa kohalikele omavalitsustele, kohalike omavalitsuste maakondlikele liitudele ja maakondlikele arenduskeskustele. Rohkem infot maavalitsuste ülesannete jaotusest leiab siis Rahandusministeeriumi veebilehelt ja veebilehelt maavalitsus.ee. Kus saab edaspidi teha rahvastikutoiminguid ehk abielu sõlmida ning näiteks sünnitunnistust taotleda? Perekonnaseisutoimingud lähevad kõik siis järgmisest aastast maakonna keskuse kohalikele omavalitsustele, Ida-Virumaal lisaks siis Narva linnale. Tallinnas jääb seis samaks, et praegu osutab perekonnaseisutoiminguid siin Tallinna Perekonnaseisuamet ja nii saab see olema ka tulevikus. Kui tuua siin üks näide, siis näiteks sel aastal sõlmib perekonnaseisutoiminguid näiteks Järvamaal, siis Järva maavalitsus, järgmisest aastast teeb neid toiminguid siis Paide linnavalitsus. Sündi ja surma registreerivad edaspidi ka kohalikud omavalitsused. Mis veel tavainimese jaoks muutub ja mida ta võiks teada? No üldiselt neid teenuseid, mida maavalitsused siis vahetult kodanikule osutavad, on vähe. Siinkohal võiks veel ära markeerida siis maatoimingud või maareformi toimingud, mis siis järgmisest aastast lähevad Maa-ametile. Siinkohal võiks ära markeerida ka siis maa järelmaksulepingud, mida siis järgmisest aastast hakkab haldama Riigi Tugiteenuste Keskus. Ja kindlasti üheks oluliseks ülesandeks on siis ühistranspordi korraldus, siis bussitransporti hakkavad järgmisest aastast korraldama piirkondlikud ühistranspordikeskused. Maakondadesse luuakse regionaalhalduse talitus. Kas see on teise nimega uus maavalitsus? Ei, kindlasti ei ole tegemist uue maavalitsusega. Osa ülesannetest tuleb maavalitsustelt järgmine aasta siis ka Rahandusministeeriumile. Nende ülesannete täitmiseks on siis Rahandusministeeriumi struktuuri kavandatud uus osakond, mis hakkab kandma nime siis regionaalhalduse osakond. Selle osakonna struktuuris saavad olema siis maakondlikud talitused, kokku 15 talitust, kes siis hakkavad täitma neid ülesandeid, mis Rahandusministeerium peab siis järgmine aasta maavalitsustelt üle võtma. Nendel talitustel ei ole oma eraldiseisvat eelarvet ega ka laia otsustuspädevust, nii kindlasti ei ole tegemist uute maavalitsustega. Mida see talitus seal maakonnas tegema hakkab ja kes seal töötab? No talituse peamiste ülesannetena võib siinkohal ära nimetada siis maakonna või teemaplaneeringute koostamise, järelevalve siis üld- ja detailplaneeringute üle, kohalike omavalitsuste nõustamine on kindlasti oluline ülesanne ja näiteks ka omandireformi lõpule viimine. Ja kui võrrelda nüüd maavalitsuste töötajate arvu ja selle uue osakonna töötajate arvu, siis kui suur on erinevus? No maavalitsustes oli eelmise või selle aasta 1. jaanuari seisuga siis 477 töötajat Rahandusministeeriumi uues osakonnas, kokku saab olema neid ligi 70.